tere kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. Tere, minu nimi on Sydney. Ja meie oleme Juutšikid! Täna sellel ilusal Suvepäeval oleme tulnud siia õue selleks, et värvida Sydney juukseid. Kas sa tahad natuke seletada seda olukorda? Ma värvisin kodus, ma olen nagu proovinud varem ka värvida, ma olen kunagi väga palju värvida liikunud oma juuksed täiesti ära. Aga nüüd ma proovisin nagu triibutada ja siukest balayage teha, aga mul see ei jäänud mulle pähe. Ja siis teinekord tegin, ja siis ta jäi pähe, aga kuna ma tegin ise ja ma tegin mingi imelikult, siis ta jälle ei toiminud. Ma otsustasin, et ma annan teile kui professionaalsetele juuksuritele võimalused. jah. Me teeme asja ikka nagu professionaalsetes ilusalongides ja meil on isegi 2 juuksurit. Victoria ma tegin just peaaugu ka, vaadake! Superman! See näeb välja nagu päris ja nüüd ma võtan neid juukseid lahti, hakkan neid kammima, ma kammin nad valmis, et saaks selle before shoti teha nendest, eks? Teeme pilti ka või? Sa näita, Instasse. Mul on asjad ainult käes. Ma teeme minut. Sa näita neile, mis tooted. Oota, ma kammin need ära, panen paari. Sa näita nii kaua, mis värvid me ostsime ja mis meil olemas on selleks. Siin! Ma ei tea. Ostsime Saiasi blondeerimiskomplekti. See ei ole blondeerimissoust, see on värv. Siin on igasugused need tonerid kõik kokku pandud juba komplektiks. Siin on meil imeilusad töövahendid ja mis põhiline? Kapsanui! Fun fact! Väiksena mu unistus oli juuksuriks saada, sest mulle meeldib inimestele täiega punuda ja mulle meeldib neid juukseid niimoodi katsuda. Me isegi lähme peale seda üritusele kõik kolmekesi. Me lugesime selle paki mingeid juhendeid, et enam-vähem mida tegema peaks. Ma sain aru, et me peame nendest asjadest lihtsalt kokku segama selle. See on mõeldud ilma mixing bowlita, aga ma ei tea, kas me üldse seda on siis vaja. Ei, miksid selle siin ära, aga siis sa pigistad sealt välja, sa saad seda kasta siin. Okei, selge, boss. Me jagasime tööülesanded ära, et tema luges juhendeid kreemi osas, mina vaatasin YouTube tutorial, et kuidas seda peale kanda. Seega õpetame üks. Ja mina lihtsalt istun. Kuna tavaliselt kindad on need kiloomad, mis on täiega suured, siis ma võtsin kummikindad, kuna need ei ole need jahused, vaid need on tavalised, siis ma võtsin kodust. Kata riided kinni ning pane kätte kaasolevad kaitsekindad. Eemalda peale kandmispudelilt kaitsekork. See on see kork, mis peab eemaldama. Mis järgmine step sellest on? Loe ja eemalda infoleht pudeli kaela küljest. Oota, selle korgi ma võtsin ära keerata, siin on kile peal, eks? Kas nüüd on nagu no going back, kui ma lõikan või? Oh god! See on sinine! Ma oleks võinud sulle Galaxy juuksed teha. Ma olen väga elevil. Ja nüüd pressin kõik see sisse või? Ma katan logo ära. Not sponsor. Vastu pandamatu see on uskumatu taas. Olen kõigega ma nõus. See on lahe, et on siukest värvi. Okei, Viki, me peaks veidi ikka plaani pidama, sest sa oled juuksed eraldanud, aga kui nagu tihedalt me neid triipe teeme ja kuidas me nad fooliumiga teeme, kas me võtame ühe triibu, värvime ära või nagu mis see värvimise osa oli, sa ütlesid, et sa vaatasid tutoriali. Pidi alustama alumisest kihist, ma olengi eraldanud selle. Värvid kõige nagu tugevamalt seda alumist osa. See näeb õige välja või? Ja siis ülesse paned vähem. Ainult alt värvid nagu täiesti läbi, aga üles siis hästi natukene. Ülesse sa lähed nagu harvemaks. Ja siis pidi minema nagu vee kujus. Ma tean, see ongi nagu. Tegelikult seda võib ka vist käes hoida, osad hoidsid käes. Pane ikka siia, kas ta pole näha ja mul ei ole värvi, seda ma räägin. Ma panin nagu niimoodi siia. Ma tõmban. Võtame muud värvi vähemaks. Mental breakdown. See teeb välja nagu sa oled üks nendest hulludest nende foil hat nendest inimestest. Kas siga lihtsalt. Lõpetasime just juuste värvimise. Mina ootan huviga, mis tulemus siit siis välja tuleb, sest lõpus meil sai värv otsa, seega pealmine kiht sai natuke vähem tooni kui alumised, aga arv pole hullu. No ma ootan ka, aga ma ei tea, kus just huviga. Ma ootan hirmuga. Pole hullu, meil on positiivsed lootused. Ma olen väga elevil. Ja kuna alumist on nii kaua olnud, siis me hoiame mingi 10 minutit maksis peseme ära. 20 minutes later. Aga me otsustasime, et me loputame. See on ülihea ju. Oota, aga nii! Väike pleegitab ka veel. Poleks kunagi arvanud, et nagu ma teen seda suve viimasel päeval. Nagu see on viimane asi, mida ma arvasin, et ma 31. augustil teen. Okei. Shampoo. Okei, väga hea. Oh my god, ma tunnen nagu ma oleks juuksurisalongis. Pane seda otsustasse. See on nii ratšat reaalselt. Vähemalt see shampoo lõhnab nagu kallilt. See on okei, lihtsalt otsa siis pärast nagu üle tegema, aga see ei ole praegu hullu. Ja läheme läbi.
praegu ei lähe ära siit. Kalluta nüüd pea hästi taha. Voh. Looks good! Ja nüüd pane pea kalluta üle. Nii, ja nüüd tõsta pea üles. Teeme kiire lõunapaus ise ja siis alustame stiliseerimisega. Ehk võtame talt ära, föönitame ära ja teeme nagu blowout momenti ja siis on ta valmis. Noh, jah. Several bad puns later. No nii, ja nüüd on aeg peaaegu grand reveal'i jaoks. Põhimõtteliselt nüüd ta on suht korralikult saanud kuivada ja hetkel näeb ta välja selline. Ausalt öeldes nagu ta ei ole kõige hullem, sest ta ei ole nagu, ta on seesama, nagu ma ei eeldanud, et ta läheb platinum selleks, ta lihtsalt läheb heledaks. Nagu ausalt öeldes, kui me võrdleme nüüd neid värve, siis pakk lubas, et läheb heledaks ja ma arvan, et see on nagu mitte päris see, aga suht lähedal. Me nüüd alustame kuivatusprotsessiga. Ikka praegu vaatan, et suht halb on. Minu arust see feid on ülihea, nagu kas ei ole mitte parem, kui sa arvast, et tuleb või? Nagu siit näeb jumala norm välja. Arvestades, et me ei ole mingi professionaalid või suht tund järgi, et me nii väga ei kontrolli. Ei, nagu kui vaadata ainult nii, siis minu meelest on suht hea, aga samas ma ei taha liiga palju kommenteerida, sest ma ei taha Sidnile midagi ära anda nagu. Vaadake lihtsalt nagu seda kahte värvi erinevust. Seda ma ei oska kommenteerida. Nii, me oleme nüüd Sidni juuksed ära föönitanud. Me sätime need siia ette niimoodi, et ta ise nagu näeks seda esitulemust kohe. 3, 2, 1. Vaata kaugemalt, vaata otsi. Siit ta näeb ülihea. No jah. Don't be so judgmental. Tamma näita, mis saab, kui see ülemise kihi ära võtab. No näita. See on see osa, mida ei võikski rohkem näha olla, eriti näiteks see siin. Kuidas siia ei tuld värvi reaalselt? Vaata Sidni nüüd seda pilti, palun. Ma ei jäägi parema. Tule, ma polun nad ära sul. Äkki teeb asja paremaks natuke. See on su fall hair. No nii, Sidni, äkki oskad kommenteerida, kuidas sa siis rahule jäid meie tööga No lõpus? hetkel, kui ta niimoodi patsis on, siis ta näeb täiesti okei välja. Imeline näeb välja, sa näed nagu printsess välja. Thank you. Me väga loodame, et teile meeldis see video. Kui meeldis, siis kindlasti ärge unustage seda likeida. Ja andke all kommentaarides teada, kui head juuksurid teie arvates meil Maria ja Victoria on ja mida te arvate nende tööst, mis nad minule tegid. Ja kindlasti ärge unustage subscribe ida ehk klikkida sellele punasele nupule seal all ning näeme juba järgmises videos. Joo, tšikid! Ninna läks mu enda sõrm.